muusikavideod on artisti eripära arvestavad, sellised eksperimenteerivad, piirideta kunstivormid. Kui ma teen, siis ma teen nagu selle mõttega, et seda oleks äge vaadata, et see oleks nagu meelelahutus sõna kõige paremas mõttes. Noor režissöör Eret teeb muusikavideoid Eesti ilmselt kõige tuntumatele hobimuusikutele. Meil on pidupäev, me lähme klubisse. Need on asjaarmastajad, kes ei muretse liigselt laulu kvaliteedi pärast, vaid teevad seda lihtsalt suure rõõmuga ja täpselt nii, nagu tuleb. Neil on publik olemas ja see on täpselt samasugune business, nagu on Liis Lemsalu oli Ott Leplandil. Tule minuga, tee mul nurr, tee mul mjau. Mingite kaliibrite võrra küll kitsam ja väiksem, aga neil on publik olemas, neil on pakkumised. Kui on publik, siis tuleb teha. Nad ei laula ju endale, mina ei tee ka endale neid videosid, me mõtleme alati vaatajate peale. Mina oma publiku peale, nemad oma publiku peale ja väga tore, kui need kaks liita saab. Kõik sai alguse mitu aastat tagasi ühest lihtsast muusikavideost, mida Eret YouTube'is vaatama sattus. Ma repeatisin seda vist mingi 25 korda järjest. Andes ta tõesti. Sain aru, et need on minu tegelased, ma pean neist filmi tegema. Mitte kuidagi neid naeruvääristades, mitte kuidagi nagu vaatades ha-ha, vaid ma lihtsalt leidsin, et see on film, sellest peab tulema lugu. Nii valmiski 2 aastat tagasi sarja Eesti lood raames see film. No nii, kallis rahvas! Pepud liikuma ja kütame selle sodiagi kuuma! See on ilmselt üks kõige rohkem kõmu tekitanud Eesti lugude sarjafilm. Vaatajad jagunevad enamasti 2. Ühed kiidavad taevani ja teised kritiseerivad. Ei olda harjunud sellega, et võib teha ka selliseid filme ja kui ma teen, siis ma teen kindlasti järgmise veel räigema. See on selline minu stiil ja võtke või jätke siis. Aha, kui oleme koos, ei loe ju miskit, kui on armastus. Kui ma selle filmi ära lõpetasin, siis need tegelased olid niivõrd inspireerivad ja minu jaoks nii nagu sütitavad, et ma jätkasin nendega koostööd. Nii hakkaski ta filmist tuttavatele muusikaentusiastidele videoid tegema. Ma ei ole neid püüdnud mitte kordagi suunata ega vormida. Minu jaoks nad on täpselt need, kes nad on ja just selles võtmes ongi nagu nad parimad. Meil on pidupäev, me lähme klubisse, limusiinid meid sinna kohale. Me oleme nagu mingis kriminalistika võttepaigas. Siin ma kavatsen filmida oma järgmist muusikavideot Popstar Raitsiga. Võib-olla näiteks üks koht oleks see, kus Raits nagu ilmub. Piilub siit. Ja siis hakkab laulma. Paar duublit veel ja lähme järgmisse kohta. Ja kuskil 2-3 tundi juba tehtud. Kõik. Läheb montaaži. Minu stiil ongi see, et ma ei vali nagu selles mõttes stiilseid kohti. Ma valin täiesti nagu suvalised kohad ja lasen staaril, artistil seal sees särada. Tal on kaelasehted, tal on maksimaalselt perfektne kostüüm ja siis me tuleme Raitsiga siia. Siis hakkab see kostüüm nagu elama, siis hakkab Raits särama. Ma meelega valin natukene mõnikord natuke koledad kohad ka. Keda inspireerib vaade Türisalu pangalt, keda inspireerib prügihunnik, on ju täiesti. Eret ei ole aga ühte stiili kinni jäänud. Lisaks lõbusatele videotele on ta tegelikult ka aastaid teinud tõsisemaid muusikavideoid Sõpruse puiesteele. Ei ole musta valgeta ja päeva ööta, et mulle meeldib nii mõelda, et ma olen seda võrra nagu rikkam loojana ka, et mul on 2 nägu. Enda lõbusad muusikavideod hobimuusikutele teeb Eret aga enamasti tasuta ja 0 eelarvega. Mina filmin iPhone'iga, et mul on siuke vana iPhone. Kukkus maha viimane võte, et läks rajuks, võtmis jääks. Ma olen rahul.
selles mõttes, et kui ma filmin palju käest ja teen igast trikke seal, siis see on nagu parimat. Niipea, kui eelarve on taga, niipea läheb su vastutus kohe hüppeliselt kõrgemaks, on ju. Vastutus artisti ees, see on tegelikult nagunii, aga see läheb kõrgemaks just selles mõttes, et sa oled välja makstud, sinu ideed on välja makstud, sind võib mõjutada, sind peabki mõjutama, sest sa oled ostetud, on ju, sa saad sellest raha. Aga kui see on nulleelarvega, seal taga on nagu minimaalsed rahalised ressursid, siis on su vabadus luua, mida tahad, palju suurem. Mõtlen, on ju, et võib-olla, et kuidas ma liigutan, kui ma võtan näiteks teda ülevalt alla või kuidagi, et kuidas panen need liikumised ka juba lokatsioonis kuidagi paika. Ma ei taha teha asju lihtsalt inimesed vaadake, mis ma tegin, vaadake kui äge või vaadake kui naljakas, vaid ma mõtlen alati selle peale ka, et kuidas see artistile nagu tulu toob, kuidas see aitab teda elus edasi, kuidas see aitab teda edasi tema loomingus, kas ta saab esinemispakkumisi. Mul on see väga tähtis. On olnud juhtumeid, kui peale muusikavideot on võetud artistiga ühendust, pakutud erinevaid kontserti esinemisi just muusikavideo pärast, siis on see suurepärane tulemus. Ma olen õppinud nendelt tegelastelt seda, olla tingimusteta, võtta asju vabalt, teha nagu tuleb, suhtuda kõigisse hästi. Sellest inspireerituna alustas ta hiljuti ka YouTube'i sarjaga, kuhu otsib põnevaid tegelasi otse tänavalt. Tere! Täna oleme tulnud siia Õismäele. Vaatame, mis toimub. Kes sa oled? Minu nimi on Marek, tulin teie saatesse täna. Seal ma kontakteerun siis inimestega tänavalt. Ma käin, suhtlen, sekkun, teen nagu reportaaži väljast. Ja? Ma otsin sinna tegelasi, kes on nõus endast kaamera ees rääkima ja seda nagu täpselt sellises võtmes nagu see härra seal. Küsin tema käest, kas ta oleks nõus tulema mu saatesse. Vabandage, tere. Tervist, здравствуйте. Räägite eesti keeles? Вот я плохо по-русски. Ничего. Меня зовут Эрет, Ира. А мне Виктор. Очень приятно. Я делаю телевизион... Передачу. Да. А можно вы говорите там? Ну, так обязательно, конечно. Можно я контакт? Но там? телефона нет у меня. Телефона нету? Может, как-нибудь встретимся? Встретимся здесь? Да, может и здесь. Можно? Скажите, какое время я выйду. Да, хорошо. Послезавтра. Ага. И... Час 15. Хорошо. Хорошо. Всего доброго. Jäädäega. Ma läksin nii närvi, sellepärast, et mu keel on kohutav. Mul lihtsalt nagu sõnad ei tule välja. Ülehomme me kohtume siin täpselt samal ajal selle härraga ja ma ei tea, mis saama hakkab. Nii muusikavideotes kui ka muudes töödes iseloomustab Ereti loomingut ehk see, et ta teeb koostööd inimestega, kellest paljud teised tihti mööda vaatavad. Ma ei tea, mulle meeldib see metsik mõtlemine ikkagi, et seda ma tahaks säilitada. Selles mõttes küll ma olen selle stiili nagu leidnud, aga loodetavasti see artistide amploa nagu laieneb, et ma liigun Heiki ja Raitsi juurde ka kindlasti hiljem elus tagasi, aga ma teen erinevate artistidega veel koostööd, sest kindlasti nendesuguseid lauljaid, artiste, esinejaid on veel. Et kindlasti üleskutse ka siit teistele, et võtke ühendust, kes tahab videot